Tere päevast! Te vaatate saadet Luik grillib ja minu tänaseks saatekülaliseks on Riigikogu liige, ühtlasi ka Pärnu linnavolikogu esimees Andres Metsoja. Tere, Andres! Tere Mart! Kuidas need kaks ametit on ühildatavad? Olla samal ajal toimekas Riigikogus ja samal ajal ka kohalikus omavalitsuses? Ja elus me kanname kõik tegelikult väga palju erinevaid rolle ja ma arvan, et selles mõttes ei ole midagi meeletult keerulist, sest kas olla kohalikus volikogus või parlamendis, siis tegelikult foonilt sisult sa tegeled suhteliselt sarnase teemaga. Et ühelt poolt siis arengute vedamine, teiselt poolt tegelikult tõepoolest mingisuguste kitsaskohtadele tähelepanu juhtimine ja mis tõepoolest võib olla kõige keerukam täna on kohalikul tasandil. See on vast ikkagi selles, et haldusreform riigi tasandil justkui on ikkagi jutu ja plaani keskne, aga kui me vaatame kohaliku omavalitsusi, siis haldusreform piiride ja nihutamise mõttes on toimunud. Ja kõik see, mis nüüd ikkagi täna käib, ongi päris haldusreform. Et me oleme ikkagi Pärnus selles mõttes keerulises positsioonis, et me oleme ühtepidi linn samas maa-asustusega. Teisalt oleme me vabatahtlikult ühinenud piirkond. Vabatahtlikult ühines Pärnu linnaga siis tegelikult Audru ja Paikuse vald. Meie külge on sundliidetud tõstamaa ehk see tagamaa, mis ongi reaalselt päris naturaalne maapiirkond ja maakonna ääreala. Ja kuna mitte Rein, vaid härra Ratas, peaminister lubas, et on võimalik liituda ka valimiste vahelisel ajal ehk täna, nüüd ja praegu. Ja on võimalik tulla küladel täiendavalt peale haldusreformi veel liitumaks uue omavalitsusega, siis meil on ka käivitunud endise Sauga valla ühendamine nüüd uue Pärnu külge ja see on omaette väljakutse. Ma ikkagi veel tuleks selle küsimuse juurde tagasi, et see ühildatud töö, et ega olgem ausad, ega kahe tooli seadusel on väga palju kriitikud olnud, kes on öelnud, et niimoodi neid asju ei saa korraldada, et istuvad samad mehed ja naised erinevates volikogudes, et kui sa püüad nüüd proovi hetkeks kaitsta seda positsiooni, et miks see hea on? Ma arvan, et see on väga hea tegelikult selleks, et info leviks korrektselt, sest see on esmane, et me üldse tänases maailmas, kus on väga palju erinevat informatsiooni, seda leiab väga lihtsalt, selle tõesust kontrollida on suhteliselt keeruline, siis ikkagi see vahetu informatsiooni kandmine volikogu ehk omavalitsuse ja parlamendi vahele ja seal on veel ju tegelikult terve rida komisjone. Parlamendi liige töötab komisjonides. Pärnu jaoks on keskkonnateemad näiteks väga aktuaalsed teemad ja palju enesekindlamalt, ma arvan, saavad tunda ennast kõik, kui mingisugused ebakõlad informatsiooni osas saavad lahendatud. See on oluline. Teine pool ikkagi seisneb selles, et Eesti riik justkui hakkab valmis saama. Ja otsitakse järjest rohkem ikkagi seadusi, mida muuta. Et eluline vajadus võib-olla ei ole, aga teisest küljest süük kihelus nagu teha on. Ja minu meelest see on ülioluline, et kohalik tase saaks anda informatsiooni ja oma soove parlamendi suunas ja vastupidi, sest eks ta ju nii ikkagi on, et täna on valitsusapparat see, kes tuleb välja seaduseelnõudega ja parlament peab olema tihti see puhver, et selgitada välja, kas seadus on üldse asjakohane, mida ta muudab, kas osapooled on kokku leppinud, et me komisjonides tihtilugu saame esimest korda selle huvitatud ringiga kokku või selle ringi inimestega, keda see tegelikult puudutab. Ja ma arvan, et see vahelüli ongi Eestis võib-olla liiga kaua kadunud olnud, et see tänane riik oleks palju rohkem, ma arvan, inimese ja kohaliku omavalitsuse kesksem, kui see info tuleks alt üles õigesti. Aga miks Andrei Korobeinik, siis Reformierakonna esindaja, kes tänaseks küll välja astunud sealt, põrutas ikka otse, et Metsoja ei saa oma tööga hakkama ja ta pidas silmas siis just seda kohaliku tasandit, vaevalt ta oskas hinnata Riigikogu tööd. No eks Andrei on kirglik opositsionäär
Ta küll tõepoolest peatas oma volitused, hetkel ta volikogus ei ole, aga ma pean ka möönma, et Andrei on ju enne mind olnud volikogu esimees ja tema kogu selline diskussiooni jada on alanud ikkagi selles minu meelest natuke populistlikus võtmes, et kõigepealt, et volikogu töö ei ole ajakohane. Ta on olnud ise volikogu esimees, üsna tuntud IT-taustaga inimene, et siis selles mõttes oleks võinud rohkem selle nimel pingutada. Tänases olukorras, kus on moodustunud uus omavalitsus, viia kokku üldse kogu nii-öelda organisatsiooni kultuur, tuua sisse osavaldade temaatika, mis on meil kokku lepitud liitumislepinguga, panna suurem volikogu koostööle, kaasates komisjonides väljas eksperte, on omaette päris suur väljakutse ja öelda kohe, et esimese aastaga peaks justkui IT-lainel olema nagu väga suur hüpe saavutatud, on kindlasti hea soov, aga äkki on natuke liiga palju küsitud ja teine pool on olnud selline hästi ikkagi rahakeskne, et umbes miks Metsoja lasi endale teha palga, et kui tema tegi seda tööd 800 euroga, et siis miks teeb Metsoja 2000-ga, jättes mainimata tegelikult, et Metsoja parlamendi liikmena seda raha päriselus ei saa. Teen seda tööd tasuta, ei ole ka kuluhüvitisi kulutanud ja jätab targu mainimata ka tegelikult selle, et haldusreformi kontekstis oli võimalik volikogu esimehel saada lisaks 800 eurole kuus veel aasta hüvitis. Et see on niisugune tendentslik pingpongitamine ja minu meelest madal rahva populaarsuse ostmine. Aga ma arvan küll, et volikogul tegelikult on läinud hästi, me oleme olnud väga sisulised, me oleme olnud Eestis ikkagi ühistranspordi temaatika eestvedajad väga selgelt kogu selle ühistranspordi seaduse kontekstis ja ma arvan, et oleme saanud hea tulemuse, me oleme tegelikult saanud maakonnaga taas ühtseks, sest täna ikkagi Eestis on nii, et üks omavalitsus on üks, aga kui suudetakse seljad kokku panna, siis suudetakse teha maakonna mõistes palju. Kas oleks olnud, sa oled olnud ka ju päris mitmeid aastaid Pärnu maavanem, eks, et Pärnu 5 aastat. Jah, 5 aastat, et kas oleks olnud võib-olla mõistlik selline lahendus nagu Saaremaal lõpuks see kujunes, et kogu Pärnu maakond oleks olnud üks omavalitsus? Jah, see, mis võib-olla poliitikutele ja võib-olla nendele inimestele, kes igapäev selle sees on, mis tundub nagu ideaalne või igal juhul parem kui see, mis täna või see, mis juba varem siis oli toimiva mudelina käimas, et kindlasti peab mõtlema ja unistama, aga kahjuks ei olnud saavutatav, et minu ideaal oleks olnud ka maakond üks omavalitsus, äärmisel juhul 2 omavalitsust, et seal oleks jällegi tekkinud küsimus selles, et linn ja maapiirkond, kus on siis maapiirkonna keskus, mis on selle nii-öelda 2 olemise mõttepäeva lõpuks, sest tegelikkuses on vaja tagada selle maksumaksja raha eest, mis kontsentreerub keskustesse ka tagamaadel teenused. Ja see on nagu lõputu selline koostöö otsimise vaim ja kui me lööme nii-öelda kiilu vahele, et rikkamad ja vaesemad, siis alati peab keegi kuskilt 3. tasemelt tulema appi. Ehk riik peaks töötama välja mudelid, mis tasakaalustab, aga elu on näidanud, et tegelikult sellised mudeleid ei ole olemas. Need mudelid saavad olla ikkagi inimesed ise, kui lubate nii öelda. Ja võib-olla selle haldusreformi selle etapi, kus me siis saime rohkem kui 200 omavalitsusest vähendada seda 79 peale, et seal kõige probleemsemad kohad on need, kus pandi lihtsalt mitu vaest omavalitsust, suhteliselt väiksemat ja kehvamal järjel omavalitsust kokku, kes isegi ei suuda omavahel kokku leppida, et milline on see meie tõmbekeskus. Et Pärnul on lihtne, Pärnu on ikkagi oma piirkonna tõmbekeskus selgelt. Ja, meil on väga selgelt üks keskus, see ongi Pärnu ja pigem ongi, et kui me ranniku äärt vaatame, siis on meri vastas ja teisel pool on Haapsalu oma keskusena, siis on Rapla ja siis on juba tegelikult Viljandi. Seal vahepeal on suhteliselt sükene hõredat asustatud piirkond ja siin tegelikult haldusreformiga me peamegi rääkima riigi sellisest regionaalsest kontseptsioonist. Et me kõik saame aru, et Eesti inimeste sellist elujärge on võimalik ikkagi ühtlustada ainult sedasi, et seal, kus tekib rohkem raha, sealt tuleb seda jagada tegelikult teistele piirkondadele. See on nagu Elektrilevi mudel võrgutasude kontekstis. Ja ma natukene tõepoolest imestan ikkagi selle üle, et see vabatahtlik valik läks selliseks, et
ei arvestatud riigigümnaasiumi toimimismudelit, ei arvestatud tegelikult ikkagi suuresti kogu haiglavõrgu kujunemist. Täna me ehitame maakonnakeskustesse perearsti tervisekeskusi Euroopa rahadega. Tegelikult kõik need teenused ja mitte ainult teenused, vaid ka töökohad koonduvad keskustesse. Ja loomulikult me võime seda kohalikku autonoomiat selles mõttes ikkagi nagu jätkata endise mudeliga. Aga varem või hiljem ilmselt tekib see kollaps, kus kohalik autonoomia lihtsalt ei suuda inimeste vajadustele vastata. Ja jälle me oleme uuel lainel, kus ilmselt ühel hetkel kerkime harjale ja see laine murdub. Nüüd on küsimus, et kui palju seda koera saba siis peab nagu raiuma, et tegelikult aru saada, et milline mudel võiks toimida. Aga veel kord, et ega see ei ole ainult nagu kohaliku omavalitsuse küsimus, see on ka kõrghariduse mudel Eestis. Et teeme täna ju parlamendis igale ülikoolile oma nagu seaduse põhimõtteliselt. Tegelikult seda kõike võib teha, aga ennem peaks olema kokku lepitud, et millise mudeliga me Eestis me tahame jätkata. Põhjamaad on selle väga enda jaoks selgeks rääkinud. Et ei ole kogu elu ainult Helsingis ja põhimõtteliselt vaadates statistikat võiks see nii olla ja ei oleks ühtegi teist argumenti, miks peaks kuskil mujal ülikooli rahastama. Ja. Aga see, kuidas, oskad sa kirjeldada, kuidas nüüd see Pärnu olemine on muutunud selle võrra, et tõesti, nagu sa ise mainisid, teile sundliideti ja osa vabatahtlikud siis liitusid ka päris sellised maakohad ja tulemusena on Pärnu selline unikaalne linn, millel on meeletu suur territoorium, eks, ja mitte nii väga palju inimesi, kus on 2 raba vist on Pärnu linna territooriumil, nii-öelda administratiivses mõttes, et kuidas see on seda linna, meie suvepealinna muutnud? Pärnuga on olnud väga erinevaid aegu. Mäletad, kunagi oli Mart Viisidam Pärnus linnapea ja siis olime väga kehvas positsioonis, kus inimesed isegi väga ei julgenud öelda, et nad on pärnakad, pigem öeldi, et ma olen Pärnumaalt, aga üldretoorika ikkagi Pärnu kontekstis, kui räägitakse Pärnu asjast, et on laua taga erinevad inimesed, küsitakse, kus sa oled. Isegi kui sa oled Põhja-Pärnumaa vallast või kuskilt Halinga kandist, ütled sa ikka, et sa oled pärnakas. Ja ma arvan, et see ütleb väga palju, et Pärnu maakonnast inimesed tegelikult peavad lugu, on olemas üks identiteet. Tuntakse ennast ka osana Pärnu linnast ja see ütleme linn versus maa diskussioon on olnud huvitav iseenesest. Aga meil on ka olnud olemas linnalehmad. Linnalehmad rannaniitudel on olnud meie igapäev ja sisuliselt kesklinna inimesed on kirjutanud minule ka maavanema ametis olemise ajal kirju, et miks need lehmad seal roojavad, et paha lõht tuleb aknast tuppa, ei saa nagu hingata. Eks linna versus maa sellised probleemid ole ikka ja elukeskkond ongi erinev, aga ma arvan, et see natuke ületähtsustatud nüüd kas linn või maapiirkond, et kus see silt nüüd ikkagi on, et kas ma nüüd sõitsin linna või et linna sees on ka oma linn, et me võime üldistada kas Mõisaküla või sellesama Pärnus Sindi konteksti. Pigem see on võib-olla, ütleme, seletan ka, et see on selline teenuste ootuse küsimus, et me ei saa ikkagi kuskil väga üksikus väikeses külas oodata, et meil käib buss iga 10 minuti tagant, et meil on kõik linnamugavused on käe ja jala juures, sest see lihtsalt ei ole, keegi ei ole nõus seda kinni maksma, eks. Aga teisest küljest, eks me ju kõik saame aru, et kui me võtame Kihnu saart 20 aastat tagasi ja täna on ja siis tegelikult inimesed ju ikkagi ootavad, et pigem oleks Kihnu saar ühtepidi küll nii-öelda siuke kuldne oaas UNESCO kultuuripärand laheseks, aga teisest küljest oodatakse seda, et see oleks justkui mingi nabanööri pidi pidevalt ühendatud maismaa külge, et ma iga aeg saan liikuda. Inimesed selles mõttes unustavad natuke selle päriselu võib-olla ära, et meil on läinud väga hästi, me oleme saanud väga palju investeeringuid ja inimeste kasv- liikumisvõimalus on meeletult nagu paranenud, rääkimata elukeskkonnast. Aga ikka tahetakse rohkem ja see on inimlik. Ega selles mõttes ei tohigi seda kunagi inimestele ette heita. Ja ma arvan, et see on ka täiesti inimlik, et maapiirkonna lapsed saavad tulla kooli Pärnusse mugavalt
saavad ka huvihariduse teenust, et tegelikult oleks neil võimalus leida eluase. Et noh, need on nagu meie kõigi küsimused just selles mõttes, et kui Pärnu linn on koolipidaja koos riigiga, näiteks riigigümnaasiumi kontekstis, siis me ainult üksi ei räägi tegelikult Pärnumaast, me räägime juba palju suuremast piirkonnast. Aga häda teisest küljest seisneb näiteks selles samas ühistranspordi loogikas, et kui riik ütleb, et me tahame viia ellu mingi uue särava plaani ehk luua tasuta ühistranspordi, mis on ideoloogilise kõlaga, kui sa hakkad sisusse minema, siis see ei ole kindlasti kõigile tasuta, kelle rahakoti peal me seda teeme, siis me jõuamegi sinnamaani, et Pärnu linn on kogu aeg ühistranspordi eest maksnud, kui riik tahab teha ja raha selleks ei anna, kas siis kõik volinikud peaks nii-öelda saba jalga vahele ütlema, et kui riik tahab, siis me oleme nõus maksma selle kinni kohaliku elaniku eelarvest, jätame ehitamata ujula või võib-olla mõne kergliiklustee jupi sellepärast, et meil lihtsalt jube suur selline ambitsioon on. Et alati peab arvestama, et kuskil on rahakott, kes maksavad seda raha sinna kassasse ja kellele on antud lubadusi läbi arengukavade, läbi pikemaajaliste kokkulepete ja neid ei tohi lõhkuda emotsioonidega. See ühistransport ongi kujunenud Riigikogus sinu võib-olla kaubamärgiks sel suvel, et kõige võib-olla häälekamalt astusid sellele Keskerakonna tasuta kõigile, nii-öelda tasuta ühistranspordi plaanile vastu. Väga paljud inimesed nendes piirkondades, kus nüüd kõigile pakutakse nende tasuta, kus need siniste siltidega tasuta bussid ringi sõidavad, küsivad inimesed, aga see on ju väga mõnus, ma ei pea selle eest maksma, et miks Isamaa selle vastu oli? Vot esiteks, et kui me tegelikult kogu aeg räägime ühistranspordi kvaliteedist, et ega inimestele ei ole ju a priori öeldud, et nüüd sa hakkad tasuta saama, et kui sul päevas korra käib buss ja nüüd sa saad selle tasuta, et kas sul siis teenus läks paremaks. Ja liialtigi see on müüdud sellise regionaalse meetmena, et mul vanaisa ikka siiamaani küsib mu käest, et ta on üle 90 aasta vana ja ta ütleb, et kuule Andres, et sa oled siin maavanem olnud, vallavanem olnud, eks ole, seal parlamendis tegeled nende ühistranspordi asjadega ka, et siiamaani on mul olukord, kus päevas korra käib buss, et ma kodust ära saan, aga koju enam tagasi ei saa. Ja kas see hakkab nüüd tasuta käima või tasu eest, see tegelikult on väga vähe oluline. Ja siinkohal mina olengi pidevalt olnud ikkagi kantud sellest ideoloogiast koos oma mõttekaaslastega, et kui on võimalik teha inimestele sõit soodsamaks, mida me ka Pärnumaal tegime, et meil oli 3 sõidutsooni, kõige kaugem oli siis maakonna ääreala, tema maksis kõige rohkem. Palju see kõige rohkem oli siis? See oli circa 50 eurot kuukaart nii-öelda ja selle kuukaardiga ta sai sõita siis Pärnusse bussijaama. Kui ta tahtis linnas edasi sõita, siis ta pidi veel omakorda ostma linnas bussipileti või kuukaardi, mis maksis kuukaardina 16 eurot. Siis see oli nagu selle ühe leibkonna liikme kohta kulu, kui ta tahtis linnas tööl käia või teenuseid tarbida. Teine tsoon oli siis seal tõmmatud tsirkliga nii-öelda ümber Pärnu linna, siis mitte lähipiirkond, natuke kaugem. Ja siis oli linn nii-öelda kantud eraldi esimese tsoonina. Ja tegelikult kõigi jaoks läks see soodsamaks. Esiteks me tulime keskpõrandale kokku, me kaotasime ära selle printsiibi, et mida rohkem liinikilomeetreid sa sõidad, seda rohkem sa maksad. See on tegelikult minu meelest äraspidine loogika, et see sai ära muudetud, nüüd on kuukaart on 10 eurot kõigile ja selle kuukaardiga saad sõita ka sa Pärnu linnas. Et põhimõtteliselt me tegime kindlasti kõigi jaoks soodsamaks ja mugavamaks, sest juurutasime ühtse piletisüsteemi, aga võtta ära nagu inimeste oma panus sellest süsteemist on minu meelest väga kahtlase väärtusega. Esiteks on see ju raha, mis täiendavalt aitab ühistranspordi võrku üleval hoida. Teiseks on see tegelikult puhver ikkagi otsustamaks selle üle, millised liinid on siis ikkagi kasutatavad, mis on tipuajad liinides. Tegelikult tuleks ka kontroll hoida jätkuvalt peal, et kas inimesed ikkagi pileteid omavad, kui neid pileteid isegi ei ole, siis kas neid ikkagi valideeritakse. See kulu ju tuleb maksumaksjal kõik kinni maksta ja see ei ole õige. Ja printsiibis ma ei poolda ka seda, et inimene, kes elab metsatalus, kellel puudub igasugune võimalus ühistransporti regulaarselt iga päev kasutades, lähim bussijaam on 3-5 kilomeetrit ja ta võib-olla annab endale tööd ja oma pereliikmetele ka, ta on ostnud firma auto ja kui ta läheb hommikul oma lapsi ja naist tööle viima, siis ta maksab sellest erisoodustust, ehk tema maksab kõik seda topelt.
ta maksab kõigepealt kinni nii-öelda inimesele, kellel on ukse ees buss, mis sõidab 15-minutise regulaarsusega ja see ei ole aus. Sellist riiki me ei tohi ehitada, sest varem või hiljem see kukub kokku ja ma nimetaks seda ikkagi nagu kommunistlike sugemetega riigiks. Seda me lihtsalt ei jaksa üleval pidada ühel päeval, eks ole? No küsimus on, ma usun, et küllap ka nagu jaksab, see on alati prioriteetide küsimus, kas see on mõistlik. Mina väidan, et selline mudel lihtsalt päeva lõpuks ei ole mõistlik ja see kaalutluskoht, vastutus oma osalusena maailma praktikas igal pool nagu kinnitust leidnud, et selle vastu ei ole nagu head rohtu. Räägime veel suuremast transpordiliigist, räägime Rail Balticust. Pärnu on selle arvel kindlasti kõva võitja. Ja Rail Baltic on olnud minu südames pikka aega, et ma ju tegelikult maavanemana olin selle projekti planeerimisfaasis kõrgem siis vastutav isik ja tõsi, tegemist oli keerulise planeeringuga, sest me juba toona saime aru, et kui me kogukondadega kokku ei lepi, siis seda Rail Balticut ei sünni. Sain ka võimaluse valitsuskabinetis selle projektiga ära käia, kus tegelikult me jõudsime situatsioonini, kus joonistati kaardi peale triipjoon, et kus tegelikult peaks Rail Baltic siis paiknema looduses. Ja lahkudes ma küsisin, et mis ma selle teadmisega peale hakkan, siis vaadati mulle otsa, et kas ei saanud nagu aru, et seda hakkadki peale, et nii see Rail Baltic peabki tulema. Ja kahjuks pidin ma toona vastama, et vaadake, et valitsuse arvamus on täpselt samasugune arvamus nagu iga teine arvamus. Et kas on see eraisiku arvamus, juriidilisiku arvamus, et minu vastutus maavanemana on see, et see koridor saaks planeeritud ehk kokkulepped saavutatud ja me läksime oma plaaniga, mis siis nii-öelda, mida toetasid kõik maakonna omavalitsused ja me saime sellega kenasti hakkama. Et ma arvan, et see oli ka hea näide sellest, et neid asju saab teha ilma sellise malakata, poliitilise sunnita ehk sellise riigi eriplaneeringuta. Tõsi, ta on keeruline, raske, aga ma kujutan ette, et see töö kvaliteet saab tegelikult seda parem. Ja tõesti, mina küll olen täielikult seda meelt, et minu lapsed ei annaks seda mulle küll andeks, kui ma täna ütleksin ei Rail Balticule ja nemad 20 aasta pärast ma küsiks, et vanamees, sa olid ikka täitsa peast põrunud, et mis sa seal avalikus elus nagu tegid, et kui sa isegi nagu ei suutnud aru saada, et Eesti äärealalt või ütleme Euroopa äärealalt keskusega sidumine on prioriteet number 1, et mis meil siis nagu peale Euroopa Liiduga liitumisega, NATOga liitumise ühisraha, mis need suured eesmärgid siis meil on, et mul oli hea võimalus käia oma ülikooli kursustega, Tartu Ülikooli kursusega Saksamaal vastavas ministeeriumis ja siis ma ikka mõtlesin, et ma küsin ära, et nad rääkisid ka oma igasugusest taristuprojektidest seal ja ma küsisin, et aga mida teie arvate nagu sellest Euroopa suurimast ühtekuuluvusprojektist. Siis ta vaatas tükk aega mulle otsa, ütles, et mis projektist? Ma ütlesin, see Rail Baltic. Siis ta vaatas mulle veel otsa, küsis, mis seal? Ma ütlesin, see on see raudtee, mis ühendab nagu Euroopas kokku lepitud väga suur ambitsioon. Siis ta vaatas veel otsa, ütles mulle, et meil ehitatakse iga aasta 100 kilomeetreid raudteid. Sellised teid on ju. Ja see tegelikult see nagu tõstabki inimese nagu taevast nagu tagasi tõmbab maa peale, et kulge inimesed, et me mõtleme endale asjad nagu nii üle ja nii suureks. Küll on Eesti lõhki lõigatud, kõik maardlad nii-öelda tühjaks kaevatud, ja loomulikult siis veel see otsa, et nüüd see Estvoori teema ka, mis Pärnumaale tuli, et nüüd raiutakse kõik metsad maha, eks ole, ja lõpuks solgitakse vesi ära. Et me nagu ikka keerame neid asju 10 korda sõlme ja tegelikult siis püüame ennast üles puua. Aga mis sa ütled nendele inimestele, väga paljud Rail Balticu tänase trassi vastajad ütlevad, et ikkagi loomulik oleks olnud, et see trass oleks kulgenud läbi Tartu Riiga? Jah, loomulikult, kui ma oleksin tartlane, siis ma võitleks selle Rail Balticu koridorist väga. Tõsi on jälle nüüd ikkagi see, et esimene etapp ju Rail Balticust... Isegi mitte ainult seda, ütleme, piirkondlikku, ütleme ka üle-eestilist huvi, kui me arvestame, et Tartu siiski on nii-öelda suurema kaaluga linn kui Pärnu kahtlemata. Kahtlemata, aga kui me nagu vaatame Tartu suunalisi arenguid, siis tegelikult Tartu suunaline raudtee on korda tehtud
ja Tartu ongi seal olnud väga tugev võitleja ja ilmselt ühel hetkel ei usutud piisavalt Rail Balticusse. Ja öeldi, et me võtame selle esimese etapi, me teeme selle Rail Balticu justkui esimese etapi ära, kasutame Euroopa raha, loome Tartu suunal kiirema ühenduse, siis mindi Viljandit tegema ja mujal Eestis ja mis jäi tegemata, oli ju tegelikult Pärnu suund. See Pärnu-Lelle, mis nüüd järgmise kuu algusest põhimõtteliselt läheb kinni ja jällegi sellised arenguid tuleb vaadata väga pikas perspektiivis. 2 paralleelraudteed pidada ei Tartusse ega ilmselt Pärnusse ei ole mõistlik ja maksumaksjale on see liialt koormav ja ta on ka jällegi ebaloogiline, sest kui me loome ühe transpordikoridori, siis tuleb sinna multifunktsionaalselt palju tuua nagu funktsioone peale, on see kohalik reisirong, on see kaubavedu, on see kiire ühendus ja mida ikkagi mitu korda on nagu rõhutatud, et see tee on lihtsalt 100 kilomeetrit pikem. Et see on argument, meeldib või mitte ja Euroopa vaates, olgem ausad, kas Tartu või Pärnu ei oma nende vaatesse nagu tähendust. Meie vaates kindlasti. Aga lähtume eeldusest, et Rail Balticuga läheb siiski kõik nagu peab, ehk et ta tuleb kokkulepitud trassile. Kas Pärnule tõesti on vaja suurt rahvusvahelist lennujaama ka sinna juurde veel? Kes sealt lendu pakuvad? Tegelikult see kõlav rahvusvaheline lennujaam ongi rahvusvaheline üldiselt, ükskõik millisel kujul ta on ja lennujaam Pärnus on täna nagu olemas. Et häda on lihtsalt selles, et lennujaam on suletud ja tegelikult on ta suletud just nimelt Tallinna lennujaama poolt, sellepärast, et turvanõuded ei vastanud nendele tingimustele, et ei olnud võimalik enam lennukeid maha võtta, ei olnud võimalik maanduda. Ja tihti jäetakse rääkimata tegelikult see pool, et Pärnus ikkagi ettevõtjad on väga selgelt võtnud riske, on Matkavekka seda teinud reisibüroona, on meie ettevõtted Strand ja Tervis maksnud kinni lennuki täituusi, et tuua üldse Põhjamaadest lende ja seda on tehtud ja need asjad on toimunud ja just eile mul oli hea võimalus istuda maas Tallinna lennujaama juhtkonnaga, kus me taaskord arutasime, et 2020 esimene pool, märts 20 kuskil peaks olema see lennujaam juba täiesti selles konditsioonis, et on võimalik õhku tõusta ja maanduda. Ja me väga tugevalt ikkagi täna töötame selles suunas, et saada neid jõukamaid kliente, kes asuvad meie mõistes kõige lähemal Soomes ja Rootsis, Norras samamoodi, et kuidas neid ikkagi siia Eestisse mugavamalt saaks. Ja tõepoolest me võime panna jala üle põlve ja teha selliseid analüüse, et kumb on mõistlikum investeering, kas 20 miljonit Lelle-Pärnu rekonstrueerimisse, kus me teame, et 2019 peaks hakkama ehitama Rail Balticut, mis paikneb osaliselt samal koridoril, mis Lelle-Pärnu on, või on meie ambitsioon ikkagi eksportturule suunatud ehk seesama spaade temaatika, mis on meie jaoks ülioluline, kuhu on tulnud palju toetavaid tegevusi juurde, golf, eks ole, Lottemaa, Auto24 ring, turismitalude võrgust ja nii edasi. Me oleme saanud ka käima tegelikult ja ettevõtjate toel, mis oli ka väga hull idee, millesse keegi väga ei uskunud, et Pärnusse hakkavad tulema kruiisilaevad, mis aga on läinud käima Pärnu sadama eestvõttel, Rein Kilgi tugeval nii-öelda panustamisel ja usul, ma ütlen öelda, sest neid, kes seda ideed uskusid, oli väga vähe. Ja küllap me saame ka selle lennujaama idee lendama. Täna kahjuks hoitakse väga tugevalt retoorikat, et seda lennujaama ei tule niikuinii ja see on nii mõttetu, mis raskendab meie tööd ettevõtlussuunal, sest ükski ettevõtte juht ei saa omanike nii-öelda tahte vastu või selle avaliku kuvandi vastu, kui öeldakse, et kuulge, ikka vaatame kõigepealt ära, kas see lennujaam ikka üldse tuleb või ei tule ja siis hakkame otsustama, kuhu me lendame, kas me katame riske. Aga vaadake, neid asju peab tegema koos. Täna peab broneerima ära lennud sisuliselt 2020. aastaks. No ühte asja tundub, et ikkagi ei saa, et tselluloositehast ei saa, kuigi asjad hakkasid vaikselt suvel liikuma ka sinnapoole, et ta võiks Pärnu kanti tulla, aga kuna me saade on peaaegu juba lõpusirgel, siis räägime viimasena natukene eelseisvatest valimistest Pärnumaal, et mis su prognoos on, kui kõva võitlus seal tuleb ja kes sellest võitlusest tuleb võidukalt välja? Ennustaja on juba tänamatu olla selles. No just, sellepärast seda alati küsitakse. Jaa, aga küsimus on kahtlemata alati hea.
Need on küsimused, kuidas sellele hästi vastata, et ma olen kindel, et valimisvõitlus tuleb äge. No, kui me vaatame meie esinumbreid, eks, et Reformierakonnal Toomas Kivimägi, siis EKRE-l Mart Helme, sotsidel Indrek Tarand, Keskerakonnal Kadri Simson. Ilmselt olen mina siis Isamaa esinumber, kuigi seda ei ole veel otsustatud. Olen vähemalt avaldanud valmisolekut. Kõik märgid näitavad seda. Olen valmisolekut avaldanud selleks. Aga kindlasti tuleb ka väga nagu selline väärtuskeskne. Sest EKRE ütleb ära väga selgelt Rail Balticule kriips peale. Kui me vaatame, et on registreeritud Elurikkuse erakond ära. Ma ei tea, kes nende esinumber, nemad on öelnud, teeme üldse rahvaküsitluse Rail Balticu trassikoridori kontekstis. Üks ütleb, pole vaja, teine ütleb, et tuleb uuesti analüüsida. Ja kogu see kindlasti tasuta retoorika, mis kipub jätkuma nüüd siis meie kõige tähtsamatel eluvõitel lastel ja lasteaiakohtadel, et millised on need väljakutsed, kas sellega minnakse kõik üheselt kaasa või tegelikult pakutakse alternatiive. Kohalike valimiste võtmes, ma arvan, meie jaoks on ikkagi ülioluline küsimus seotud väliskaubandustsooniga ja selle kogu Rail Balticu sadama lennujaama ühtsesse võrku integreerimisega, et me oleks ka ikkagi tõsiselt võetav logistikakeskus selles piirkonnas. Kindlasti me tahame, et lõpuks Eesti Vabariik ütleks, et see Pärnu 3. sild tuleb, aga selleks me peame ise olema valmis tegema ära musta töö ehk ära planeerima koridori ja tagama oma panuse. Ja kindlasti me tahame keskenduda noortele inimestele ja töökohtadele, et noortel inimestel on juba täna väga hea superelukeskkond Pärnus, aga kuidas seda siis väljendada veel ikkagi palganumbrites on meil küsimus koostöös erasektoriga. Eks kui palk ei sobi, siis sõidavad nad Rail Balticuga Riiga või Tallinnasse tööle ja on nende jaoks probleem lahendatud. Jah, saab elada Pärnus. Aga aitäh tulemast, sellega on meie aeg paraku läbi, kuigi jutu jätkuks veel kauemaks, nii et vaatasite saadet Luik grillib ja kohtume taas nädala pärast. Nägemist.